Kui eelmises videos esitasime õpilastele ülesandena terve küsimustiku, siis vaatame nüüd, kuidas saame õpilastele esitada ülesandena ainult ühe kindla küsimuse. Selle jaoks liigume nupule Create ning valime Question ehk küsimus. Küsimuse liike on meil valida kaks. Kas lühike vastus, kus õpilased saavad vabas vormis vastuse kirjutada, või multiple choice ehk mitmik valikuga vastus. Mõlema vastuse variandi puhul me saame õpilaste tööd ka hinnata. Teeme kõigepealt ühe lühivastusega küsimuse. Küsimus, mida me tahame teada, mis see on, kollane ja kõver. Instruktsioone seekord võib-olla ei olegi vaja, võime õpilastele esimesel korral täpsustada, kuhu nad vastuse peavad trükkima. Trükkige vastus vastuse kasti. Ja jällegi, kellele see ülesanne on määratud, mis kategoorias seda kuulub, kui meil on kategooriad ära määratud, mitu punkti sellest saab, ütlen, et sellest saab praegu 5 punkti, mis kuupäevaks ülesanne tuleks valmis teha ja mis teema alla ta kuulub. Valin teine nädal. Ja siin on meil ka veel 2 valikut. Esimene valik on see, kas õpilased näevad üksteise vastuseid. Kui meil on siin linnuke, siis nad näevad üksteise vastuseid, aga alles siis, kui nad on ise juba sellele küsimusele vastanud. Ehk siis peale vastamist nad näevad, mida vastasid ka teised õpilased. Teine valik on, et kas õpilased saavad omaenda vastust muuta. Võib-olla, kui meil on hindeline küsimus ja nad näevad üksteise vastuseid, siis ei ole hea mõte valida seda, et nad saavad oma vastust muuta. Ehk jätan siia linnukese, et nad ainult näevad üksteise vastuseid. Ja küsin küsimuse. Lisan ka kohe teise küsimuse, kus lühikese vastuse asemel on vastuse variandid. Create question. Ja vastuse variantidega sobib võib-olla õpilaste käest küsida ka informatsiooni. Näiteks, mis päeval sooviksite minna ekskursioonile? Ja annan neile vastuse variandid, kas esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev või reede. Ja seekord ma ei peagi üldse hindeid andma, ütlen, et see on hindamata küsimus ja kuupäev, valin ära siit ühe homse kuupäeva, kiire küsimus ja teise teema alla. Ja õpilased näevad, mis on klassi õpilaste teiste vastused. Seekord nad oma valikut hiljem muuta ei saa. Ja küsin küsimuse. Vaatan nüüd, kuidas need küsimused näevad välja õpilase vaates. Olen nüüd õpilase vaates ja näen, et õpetaja on esitanud 2 küsimust. Esimene küsimus, mis see on, kollane ja kõver. Lähen vaatan seda küsimust lähemalt. Lähen küsimuse detailvaatesse. Ja õpetaja on trükkinud ka siia lisainfot, trükkige vastuse kasti. Ja vastuse kast on meil siin üleval paremas nurgas. Siin on ka kommenteerimise kast ja privaatse kommentaari kast, aga lähen siia vastuse kasti ja trükin, et minu arvates võiks see olla kraana. Ja esitan oma vastuse. Pärast vastuse esitamist on mul võimalik näha ka klassikaaslaste vastuseid. Selle jaoks võin klikkida siia või siis siia ülesse saki peale. Näen, et testiõpilane on vastanud vastusena banaan. Mõtlen, see on tõesti hea vastus ja ma võin ka talle jätta siia kiituse. Hea vastus. Ehk õpilased saavad siin ka vastustel omavahel suhelda. Lähen vaatan õpilasena nüüd teist küsimuse ülesannet. Mis päeval sooviksite minna ekskursioonile? Siin ma saan nüüd valida, mis päev mulle sobiks, näiteks kolmapäev, ja esitan oma vastuse. Peale vastamist ma näen, kuidas olen vastanud mina ja kuidas on vastanud teised õpilased. Hetkel veel ükski teine õpilane sellele küsimusele vastanud ei ole. Õpetajana saan küsimuste eest punkte anda samamoodi nagu tavaülesannete puhul.